Võistluse üks raskemaid momente. Võiks öelda, see ongi kogu jõuga. Kuhu minna? Ei ole kätes seda jõudu, ei ole jalgadeski. Aga tuleb minna. Kas nüüd on kõik kohtunikule meelepärane? Kas võistlejad on stardiasendi kätte saanud? Jah. Kõlas vahestardisignaal. Väike hetk peataolekut, aga juba favoriit kogub ennast ja asub teele võidu suunas. Ago samal ajal stardipukilt lahkumata on mees põrandal ja see jäi tema viimaseks stardiks. Võistlus aga kestab. Märt kokkupuutel veega uppus tema, võib-olla isegi enne. Indrek, suurmeister on startinud väga võimsalt, tõsi küll, suund ei ole päris see, mis ta olema peaks, aga see ei kahanda tema soorituse väärtust, soorituses ära. Taamal on näha, et üllatuslikult on rajal veel Ott Tartust, kes ujub koera, aga kuidas? Samal ajal publik elab kaasa ja mida me näeme? Indrekul on ilmselgeid raskusi ja ruudulik kohtuniku käes näitab võistluse enneaegset lõppu. Ott on võitnud, on uus meister puhtalt sellega, et pidas lõpuni vastu. Rahvas on hullumas, ei ole kedagi, keda see draama ei jätaks ükskõikseks. Milline üllatus, millised emotsioonid, siin ei ole vaja enam ennast tagasi hoida ja Ott paneb hinge alla veel pool liitrit viina, see on juba traditsiooniline võiduviin ja mida teeb Ott, kuhu läheb Ott? Veel võimas ja uue meistri väärline võidukarje. Milline ootamatu pööre tänastes sündmustes. Ott tormab välja, külma kätte, lumme, ei, autosse. No kuhu nüüd Ott, kuhu ometi? Aga mida teeb Ott? Ott näitab, et suudab veel kiirendadagi liikudes ainult temale, ainult Otile Tartust. Mõistetavalt trajektoori läks igaühel ole oma tee, aga niisiis nüüd. Jah, see on lõpp. Vapustav võistlus. Ott saab meistritiitli ja postuumselt ka Eesti ujumise kuulsuste halli. Teised mehed tulemust kirja ei saanud.